Alustame siis moosika tegemist. Olen teinud eelpistes omale kontuuri ette ja moosikaid tavaliselt on tikitud kõik ühesuunaliselt, nii on ka meie video all olevatel fotodel juba valmis tikanditest seda näha. Alustan siis kõige siit servapoolsemast küljest. Muidugi võib ka teistpidi, et alustame hoopis siit tipu suunas või selle teraviku suunas. Nii, võtan ta siis ette. Olen ära kinnitanud lõnga ja hakkan järjest siit omale lõngu üksteise kõrvale sättima. Nüüd seda piirjoont silmas pidades. Ja kuna tahan veel erinevaid värve siia juurde lisada, siis kasutan jälle hääbepistet. Selleks siis jätan ühed pisted lühemad, teised pikemad, et oleks siis teist värvi võimalik siia sisse sulatada. Ka jälgin, et oleks kõik ühte pidi. Nüüd veel teisele poole ja põimida siia alla. Kui on paksem riie, siis on hea siit riide sisse nagu teda suunata lõnga. Ja teiselt poolt ta ei tohiks nagu läbi tulla. Nüüd võtan järgmise tooni. Natukene heledamas, sest et tavaliselt ju moosikas on, läheb tipu poolt heledamaks. Praegu kasutan teise toonina natukene peenemat lõnga. Ja panen ta kahekordselt. Ma keeran töö teistpidi ja katsun lõngaga seda teist äärt siis järgida. Kinnitan ta ära ilusasti ja hakkan teistpidi minema. Ja niimoodi seal, kus oli ennem lühem piste, tuleb mul nüüd jälle pikem ja niimoodi saabki neid värve oma vahel kokku sulatada.
jälle sai lõnga täis otsa või nõela täis. Kinnitan siit alt ära. Natukene oleks veel teha ja võime siis veel kolmandagi tooni valida omale. Tavaliselt 3 tooniga juba hakkab ilmet looma, aga võib ka täiesti kõik ühe värviga teha, kui on väiksem maasikas, võib ühe värvilise teha. Nii. Ja jätkan siit, võtan uuesti, kinnitan. Eks maasikas ongi, ta ei saa korraga punaseks, vaid tasahilju muudab oma värvi. Nii, me oleme ta põhi tõi nüüd küll, aga siiapoole välja tuli natukene valesti. Ilusti siia. Nii, aga nüüd teeme talle siis natukene rohelist ka veel juurde. Väikesed lehekesed. Kuna on mul kahekordne lõng, siis ma pean ta siia ära kinnitama kõigepealt. Aga ei ole ta mul sõlmena, siis ta on pannud natuke, põimin sisse ja teen ühe väikese piste. Nii, ja nüüd hakkame kasutama nagu varspiste, aga laiemalt. Ja teeme need väikesed lehekesed, mis teevad siia väljapoole, siis ümber muusika. Siin on meil jäänud üks väike tühik, aga nüüd on kohe võimalus see siia alla peita. Tavaliselt 3 pistega saab. Nii, siin mul tekkis jälle natukene vahe, aga 3 saab meil nüüd 4 hoopis. Töö käigus ise kujuneb välja, kuhu me oma pisted teeme. Kinnitame. Midagi on veel puudu. Teeme siis need väiksed seemnekesed siia peale.
tavaliselt on maasikate sellised päris helerohelised need, aga kui tikand nagu nõuab, siis võib ta proovima. Võib ka tumedamat täpid teha või siis kasutada pärleid. Nii, kuidas kellelegi meeldib. Ja kui otstarbekas on. Pärlid võib täiesti panna kui mingi pidulikum maasika teemaga esemeil. Ja nüüd peab vaatama nendel tippide tegemisel, kas teha pikkupidi. Siin võib mitmesuguseid pisteid kasutada. Kinnitame teha lihtsalt niimoodi pisikesi, täpikesi, nii pikkupidi teha. Võib ka teistpidi teha. Aga siis peab nüüd jälgima, et ta meil väga seda lõnga laiali ei tõmba, et katsuks, kui mingi pikem piste on jäänud, siis võib selle isegi niimoodi ära fikseerida, kui teha teistpidi. Siis võib teha veel hanesilmapistet. Just täpselt nii, kuidas kellelegi meeldib. Nii, tuligi selline pisike maasikas meil.